tervitused teile, mu head kuulajad ja vaatajad. Ja aitäh jätkuvalt, et olete siin. Ja kätte ongi kohe jõudmas augustikuu ja olen teile selleks puhuks teinud ka järgmise video valmis. Aga enne kui me video juurde lähme, on mul teile üks teadaanne. Valmistan ise naturaalseid küünlaid ja autolõhnastajaid. Minu küünlad on valmistatud kookosrapsivahast. Saadaval on lõhnastamata kui ka kergelt eeterlike õlidega lõhnastatud küünlaid. Naturaalseid autolõhnastajaid võib paigutada ka üliväikestesse ruumidesse või riidekappi, täites selle mõnusa aroomiga. Küünlaid ja autolõhnastajaid leiate minu e-poest www.estesisters.eu. Ja tagasi kaardilugemiste juurde. Nii, ja kui olete valmis, mida toob teile augustikuu 2024, siis grupid ilmuvad nüüd ekraanile. Ja kui sa valisid grupp number 1, siis selline saab olema lugemine minu poolt sulle augustikuuks 2024. Ja esimeseks kaardiks tõmbasin ma välja siis sellise. Ebameeldivale keskendudes tõmban ebameeldivat juurde. Et siin on nagu, selles kaardis õhkab mulle energiat, et mis on see teema, mille te olete viimasel ajal hästi nagu tugevalt keskendunud. See teema võib olla pigem rohkem selline negatiivsem ja tundub, et ta on ka edasi jätkumas ka augustikuuses, sest see võib olla ka mingi muster või harjumus, millest on nagu raske lahti saada. Ühesõnaga tuleb selline kergelt öeldes siis võib-olla ka vingumise teema esile, et on millegi kallal, mis ma nagu tajun, et on nagu rahulolematus. Ja et võib-olla nagu hetkel võite siis ka näha neid elu võib-olla natukese nagu kas negatiivsemates toonides, et mingit sorti on rahulolematust, kas asjad ei ole läinud nii, nagu on nagu soovitud või planeeritud ja siis see on nagu süvendanud sellist nagu ka nagu rohkem sellist negatiivset mõtlemist ja olemist ja üleüldse nagu võib-olla kergelt selline depressiivsem olek on võib-olla siis olnud siin viimasel ajal. Ja vaatame siis lähemalt, et igale meeldivale asjale leidub ebameeldiv vastaja, sest iga universumi osake sisaldab nii soovitud kui ka selle puudumist. Keskendudes soovimatule selleks, et seda endast eemale tõugata, tuleb see vaid lähemale. Sa tõmbad ligi seda, millele keskendud. Ükspuha, kas see on midagi, mida soovid või ei. Sinu ülesanne on keskenduda sellele, mida sa tahad. Et selles kaardis ma tunnetan ka seda, et kes selle grupi valisid, et tõenäoliselt olete jätnud siis oma soovid, plaanid või midagi, mis just hingest nagu ihkate tahaplaanile. Et võib-olla elate rohkem teistele, teete nagu kõik teiste jaoks, et peaasi, et teistel on hea olla, aga iseendale ei jää nagu midagi. Või siis saate natukese mingeid, kuidas öelda, nagu leivapurukesi või niimoodi, et hästi siuke tugev rahulolematus, et see ei pruugi nagu olla igas eluvaldkonnas, see võib olla kas töö osas või kellel on suhete osas või midagi või on ka kõik kokku on ju, et midagi teid painab, miski teid painab, milles nagu on tunda seda, et niimoodi ei tahaks nagu jätkata, niimoodi ei taha olla, et seda see nagu jama olla. Vaatame siis lähemalt, mis siis universum teile soovib edastada. No siit ma näengi jah seda, et siin on nagu tunda esimesest kaardist, et mingi kriitikat, et kas on kriitikat palju kogetud viimasel ajal või teil on nagu mingi oma arusaam või mõtlemine, aga teised ei näe sedasi. Et võib-olla teised ei mõtle sedasi kaasa, nagu teie mõtlete või analüüsite ja siin on tunda seda nagu nagu vastupanu selles osas, et mida teie tahate teha ja kuhu tahate edasi liikuda, aga sellele nagu
ei tule kas siis niisugust positiivset või sellist head reaktsiooni, nagu olete lootnud. Ja selles kaardis ma näen seda, et justkui tunnete, et olete nagu pekstud sõdur nii-öelda, et olete hästi palju pidanud siis kas võitlema nagu ja üksi pigem, et on hästi palju neid saudasid on nagu kuklas, et koorem on nagu suur ja selles ma näen nagu sellist väsimust, aga veel ei saa puhata ka, et kellel on see vaimne väsimus, kellel füüsiline väsimus, aga see ei ole nagu läbi veel ja ma näen augustikuusest tuleb nagu ka edasi minna, et pigem nagu augusti lõpupoole ma näen siit, et kas on tulemas valik. Võib-olla need valikud on hetkel olemas, aga te võtate uuesti käsile siis need valikud või mis on minu võimalus, et kuidas mina saaksin ennast nagu paremini tunda, mis on see valik, mida ma võiks enda jaoks teha, et asuda uuele teele, sest ma näen ikkagi, et mingi valik, mille te lõpuks kätte võtate, kuna enam ei jaksa, ei taha, ei viitsi ka võib-olla, et võtaks kätte, valiks ühe karika välja ja hakkaks sinna suunas minema, et see vana etapp lõpeks ära. Et ma näen ikkagi seda, et augusti lõpus on paljudele teist on see vana etapp nagu kas lõppemas või täiesti nagu lõpeb ära, et ja siis ma näen seda, et on vaja sellist pausiaega või natukese puhkust, et korraks taastuda ja minna uuele rajale, alustada uut peatükki elus, et selline jah, miski, mis on hästi teid ära kurnanud. Kas siis vaimselt, füüsiliselt või mõlemad pidi kokku ja eks sellest see tingitud võib-olla see rahulolematus on, aga ka selline kerge vingumine selles osas, et võib-olla pole ka ise midagi nagu ette võtnud selleks, et see etapp ära lõpetada. Aga nüüd ma augustis näen, et kas mingi viimane piisk, mis satub siis karikasse, et siis tekibki selline tunne, et okei, nüüd aitab kõik, selle on lõpp, niimoodi enam ei jätka ja hakata nagu iseennast kuulama ja iseennast valima, mis on ka õige. Ja vahepeal me kõik vajame seda meeldetuletust, eriti kui me oleme endasse nii-öelda ära uppunud ja unustanud ära, et ka meil on vaja oma enda elu elada, meil on omad soovid, unistused, oma missioon siin maailmas samamoodi. Et siin ma näen, et augustikuu te jõuate mingile otsusele, valikule ja te lõpetate midagi oma elus ära. Nii. Siis vaatame. Nii, teejuhid siis näitavad. Mis on veel nagu lisaks? No ma näen tegelikult, et kellel on võib-olla mure raha üle. Tegelikult rahaliselt ma näen, et on suhteliselt stabiilne ja kõik on nagu vägagi hästi. Et siin võib isegi olla kas lisatoetus meesterahvalt, noh, ma tunnetan nagu meesenergia on hästi tugev, kes teil võib olla abiks või osadel ma tunnetan ka meesülemuse energiat, kes on hästi võib-olla südamlik, võib-olla tuleb siis kalade energiat tuleb hästi tugevalt esile, et ta võib olla mingi vee elemendi esindaja. Ma tunnetan nagu meesterahva tuge või on keegi, kellel on selline kuidas öelda siis, kes on nagu, ta on nagu sellises kuninga energias ja kõrgel tasemel ja hästi südamlik ja hooliv, et ma näen temapoolset tuge teie osas ka. Ja siin, nagu ma rääkisin enne, et teid miski nagu häirib, et miski võib-olla ongi see nagu südamevalu teinud ja et august tahab siis, august on aeg siis, kuidas öelda, nagu tervenemiseks millegi koha pealt, et miski, mis teid on vaevanud hästi pikalt, olgu kas kellegi sõnad, kriitika, et siin see jah, ma näen, et augustis teie keha tahab puhata, te tahate nagu olla, aga ma näen, et see pigem jah, tuleb ikkagi augusti lõpupoole. Ja siin tuleb ka mingi võib-olla mingi tähistamist väikest moodi, kas siis perega või sõpradega või kuidagi niisugune ühine söömaaeg, et ma näen, et nagu ühiselt aias kas istutakse laua taga, et tuleb sellist kaardis, et ma näen ka, et on nagu mingid ikkagi nagu mingid
tugi olemas, kas just lähedaste näol või on need töökaaslased või kellegi mingi grupp inimesi, kelle poolt ma näen nagu, et oleks nagu tugi augustis, mis puudutab teie kas muret või need on need inimesed, kes kuidagi aitavad teil võib-olla rohkem lõõgastuda või kuidagi nagu välja tuua teid sellest negatiivsest nagu mõttemustrist või midagi, mis vaevalt, ma näen ikkagi inimesi, kes oleks nagu justkui toeks, et mingit laadi tugi on, kas see on nagu ühe inimese rohkem nagu meesterahva näol või siis mingi grupp, kas sõpru või siis pere, et kellegi tugi ma näen, et on ka lisaks nagu toetamas teid. Ja lõpetuseks ma näen hästi tugev mehe energia, et on selline ikkagi võitlemise energia, nagu ma selles kaardis nagu nägin, et selline sõduri energia, et ei saa veel alla anda, et ei saa veel ära tulla või ei saa veel lõpetada, et tuleb nagu edasi, peab nagu nii-öelda sõdima, et siin ma näen nagu järgmine kinnitus sellele ikkagi on, et käib võitlus, et mõõk peab käes olema, et vajadusel ka tuleb see kiiver siis või ma ei tea, kuidas öeldakse, pähe panna, et pead kaitsta, et siis siin ma näen, et midagi on ka peaga seoses, et see võib kas ka tähendada siin need vaimset sellist väsimust, et nagu ma näen nagu märksõna sellele, et pea või aju või kuidagi on nagu nii väsinud sellest kõigest, et see võib-olla pea siis, seda tuleks nagu hoida rohkem. Ja siin ma näen ka seda, et esimese tšakra kaart, jällegi mehelik võitlus, mõõk on käes, see on juurtšakra, see on füüsiline energia, see on ka enda eest seismise kaart, enda eest võitlemine ja et see näitab ka seda, et kuigi võite tunda, et ma ei jaksa enam, ma tõesti ei jaksa, siis siin nagu näitab ära, et teil on see mehelik energia olemas, olgu olete kas naised või mehed, vahet ei ole, aga see mehelik jõud, kui on vaja, kui on nagu viimased pingutused või millegi nimel on nagu vaja ära lõpetada midagi, on vaja see viimane, see jõuraasuke nagu kokku saada, siis see on teil tegelikult kehas ilusti olemas. Et see tugevus, see on tegelikult teis veel olemas, kuigi te ise tunnete, et ma ei näe seda, sest ma ei jõua enam, ma ei jaksa enam, aga siit ma näen ikkagi, et teil on see ikkagi jõud olemas ja kui vajate, seisate endast ja lähete lõpuni välja, et mis iganes selleks ka ei ole, siis ma näen, et augusti lõpupoole siis tuleb see lõpuks muutus, kui te nüüd ise võtate kätte ja panete sellele punkti. Vot. Ja vot, need on siis minupoolsed sõnumid teile ja grupp number 1. Ma soovin teile kõike head ja me kohtume järgmises videos. Tšau! Ja kui sa valisid grupp number 2, siis selline saab olema minu poolt lugemine sulle augustikuuks 2024 ja kõigepealt siis tõmbasin teile välja siis sellise üldise kuu energiakaardi ja selleks on, et ma ei saa rääkida puudusest ja kogeda küllust. Mida see siis tähendab? Ma näen siin nagu selles kaardis tuleb mul esile selline tunnetus, et justkui rahaline energia, ka tervis, üleüldine selline jõukus, kas materiaalsel tasandil või vaimsel tasandil. Ma näen, et see nagu justkui tahaks hiilida teie poole või on ees terendamas ja võib-olla juba näete ka silmapiirilt, kellele lähemal. Et siin on see külluse sarve nagu energeetika ka, et see nagu tahab teie juurde tulla, aga kas on mingid laadi plokk sellel hetkel peal. Et vaatame siis kohe lähemalt, mida see kaart teile tahab öelda. Nii, puudusest rääkimine ainult pikendab vastuseisu soovitud küllusele ja mõlemat ei saa. Sa ei saa keskenduda soovimatule ja loota, et su soov täitub. Sa ei saa keskenduda rahalugudele, mis tekitavad sinu ebamugavust ja samas lubada endal kogeda midagi, millega kaasnevad head tunded. Teistsugune lugu toob teised tulemused. Minu mõtted tõmbavad kõike, mis on minu arvates hea, sealhulgas piisavalt raha ja tervist minu mugavuseks ja rõõmuks. Nii, nagu ma just puudutasin neid 2 teemat, raha ja tervis. Mille osas ma tunnen, et mis puudutab väga tugevalt siis, kes valisid grupp number 2 hetkel,
et võib-olla pendeldate nagu kahe vahele, et kord te nagu võib-olla nagu sisendate endasse, et mul on raha, ma olen rikas, ma olen jõukas, kõik on hästi, mul on hea tervis, ma näen hea välja ja siis võib-olla järgmine päev kohe on täiesti vastupidi mõtlemine, et mulle ei meeldi see, mulle ei sobi, ma näen jube välja või mul ei ole raha või et nagu me kõik kipume sellesse mustrisse vahel langema, siis ma tunnetan just teie puhul, et võib-olla viimasel ajal või on see terve elu kergelt öeldes probleemiks olnud, et kord on positiivsed mõtted ja siis kohe jälle kukute sinna negatiivsetesse mõtetesse ka. Et ja just võib-olla viimasel ajal võib-olla olete tunnetanud, et ei tule midagi. No ei tule, et või on vähekeseks jäänud ja siis hakkab see nagu, käib nagu mingi iseenda programmeerimine, et mul ei ole, mul on puudus kogu aeg, mul on vähe raha, ma ei saa seda lubada, seda ei või teha, et mitte midagi, ma ei näe hea välja või on terviseüle, et siis on mingid sellised nagu mõtted käivad, et kord on nagu head mõtted ja siis on jälle nagu madalad, et hästi nagu pidev selline pendeldamine ja siis ongi selline ebamugavuse tunne ja see on võib-olla ka mingi süütunne, et ma ei tohi lubada või kuidas ma luban endale ja mismoodi ma pean teistele jälle mõtlema, võib-olla on ka osaliselt kellegi jaoks elamine, kes selle grupi valisid. Et see on nagu, kuidas ma ütlen, siis tuuakse teile veepinnale selline siis mõtlemine, et sellega tuleks nagu augustikuuses tegeleda. Et ennast nagu tagasi tasakaalu viia ja vaadata, kus need tegelikult niisugused mõtted tulevad, kas keegi tekitab teist neid mõtteid. Kas on keegi see, kes paneb teid ennast halvasti tundma, kas see on ka, võib ka sotsiaalmeedia olla või ise tõmbate ennast alla millegi pärast või tunnete, et kas kellelgi on paremini kui teil ja siis võib-olla see hakkate jälle sisendama, et mul ikkagi ei lähe hästi ja võib-olla ma ei usu ikkagi sellesse, et jah, selline energia tuleb siit nagu esile. Aga vaatamegi siis nüüd lähemalt, mida teile siis teejuhid siin tahavad öelda. Nii. No mis ma siit näen? Päike on väljas. Võib-olla, kes valisid selle grupi, võib-olla teis on selline lõvienergia, võib-olla teil on augustikuuses sünnipäev. Kui on, siis palju-palju õnne. Päike on ikkagi väljas, et tegelikult on augustikuu väga tore ja positiivne ja võib-olla teile sobib päikseenergia väga hästi, et kui vähegi võimalus on ja päike on väljas, minge võtke päikest, sisendage niisugune päikse nagu sõnum endasse ka, et päike laeb teist, päike annab teile energiat, päike täidab teid positiivse laenguga, et kõik, mis teile meeldib või kuidas te tunnetate nagu seost päiksega, et seda positiivset energiat siis alati paluge päiksel siis endasse saata. Ja siin ma näen ka seda, et kuu võib alati sedasi, et võib-olla on siis hästi palju ideid või mõtteid, et võib-olla teil sünnib mingi uus idee või mõte, mida tahaksite teoks viia. Et siin mul jäi ka silma liblikas, et see võib olla liblikas ja siis mingi roheline asi, mingi taim on ka käes. Need kaks jäid mul hästi tugevalt praegu silma, et siin võib olla seos, kas sa olete valmis mingit transformatsiooni läbi viima, et see nagu idee või mõte ja ma näen, et päike isegi särab sellele või valgustab seda, et see tulekski nagu käiku viia, see on selline hea idee, mõte, ma ei tea täpselt millega seoses, aga see on midagi, mis võib suurelt teie elu muuta. Ja siit ma näen, et siin on ka kas osadel teist mingi noorem meesterahvas, osadel ma tunnetan, et see võib olla teie poeg või on siis kaaslane, aga jah, selline energia tuleb, et keegi, kes võib aidata teid kuidagi nagu edasi, aga ma näen, et see on sellise noorema meesterahva energia, keegi, kes võib anda kas oma nagu sellist arvamust või nägemust edasi, mis puudutab seda ideed, mõtet. Ja siin ma näen ka seda, et rohkem kuu on pigem saab ikkagi olema selline, et keskendute rohkem kas karjäärile, oma ettevõtlusele, et teie energiad on suunatud jah, töö tegemisele rohkem ja midagi sellega seoses ka muutmised. Siin on ka see liblikas, mis mul jäi silma, et ka ma arvan, et see
grupp, kas see rahulolematus on ikkagi rohkem tööga seoses, võib-olla palgaga seoses, midagi siin ma näen, et te tahate nagu muuta, käsile võtta ja võib-olla ka läbi lõigata mingisuguse suhtumise, mida pole vaja. Et te olete nagu valmis edasi liikuma, olete valmis nii-öelda uueks. Ja siit ma näen ka, et võib-olla osadel teist ma näen seda, et võib-olla otsite uut tööd ja on CV-de väljasaatmine ja jääte ootama nagu tagasisidet. Et ma näen, et te võtate nagu selle palli kätte ja vaatate, et vot, ma tahan sinna minna, võib ka seoses olla reisiga, võib-olla siis ka välismaal võib-olla oodata mingi tööots. Ja siis ma tunnetan sellist ettevõtja energiat, et kes selle grupi valisid, et koostööpartneri energia nagu, et te ootate kedagi kõrvale, et teil on üks nagu saud käes, aga te ootate kedagi teist ka siia kõrvale. Et on mingid muutused, ma tunnetan just karjääri osas, et tahate ise edasi minna, olete valmis edasi liikuma ja ma näen, et te võtate ise nagu selleks ka mingid sammud ette ja täitsa sihuke augustikuuga soodustab, et see on selline lõvi ja neitsi energia, et ta on sihuke tulemaa energia, et nad on seotud ka nagu töö tegemisega ja külluse energiaga, eriti just lõvi. Et ma näen nendes kaartides, et siit soodustabki sellist nagu, mis on seotud karjääriga, töö tegemisega, raha teenimisele, üldse raha energiale, et selleks teile nagu augustikuu väga-väga hästi sobib. Ja vaatame siis nii. Ja mis siit neid sõnumeid ma näen. Ja jällegi oli see topelt sõnum on siit, et see idee mõte on väga oluline, seda te peaksite kuulama ja mitte nagu selles mõttes kõrva taha või nagu ära panema, et see tuleb käsile võtta, et see tuleb nagu, see seeme tuleb istutada, see idee või mõte, mis teil on. Ja osadel teist võib olla ka hästi oluline siis kõne kellegagi tuleb maha pidada, et see tuleb ära teha, et ma näen seda, et sellel on oluline nagu roll. Ja siin võib-olla natuke on, et hirmu või et natuke nagu peidaks ära või ei julge ka, et mingi nagu vastupanu tuleb ka korraks vahele, mis paneb teid nagu kahtlema natukene. Aga see kaart on ka see, et kui keegi teist mõtleb seda rahalist seisu, siis ta pigem kipub stabiilne olema, pigem võib-olla vaatate hoolikamalt augustikuuses, et kuhu te raha nagu paigutate täpselt. Nii siit tornikaartist on selline energia tuleb esile, et on mingi muutus, nagu ma eelnevalt rääkisin, siin transformatsioonist, siin see liblikas on ju, et mingi muutus tahab, et vana see vundament ei hoia seda nagu torni või siis seda ehitist üleval, kas see on siis mingitel valedel alustel üles ehitatud või selle aeg on läbi. Ja te olete valmis muutusteks, et see on nagu saatuse poolt võib ka olla ette nähtud, et teil on aeg nagu edasi liikuda, aega muuta oma elu. Ja siin ma näen, et augusti nagu lõpp tõotab tulla selline nagu tähistamise energia, et on super, kõik on hästi. Ma rääkisin ka siin sünnipäevast, et võib-olla osadel teist on sünnipäev, et siin võib olla ka sünnipäevapidu, aga ma näen ka seda, et on mingi edukas asi, mis on siis edukalt lõpule saanud, et selline hea tähistamise energia kas perega, sõpradega, tuttavatega, töökaaslastega, et mingit sorti tähistamist ma näen selles, et mingi asi on väga edukalt tehtud, selle üle on kõigil hea meel, väga hästi läks, saad ilusti hakkama ja väga väike grupp inimesi teist, võib-olla kas keegi teist abiellub, võib-olla ise abiellute, võib-olla on ka lapse sünd. Et ka see võib olla, et selline ikkagi just see augusti teine pool tuleb sellise tähistamise ja peomeeleolus, selline peoenergia tuleb siit esile. Ja lõpetuseks vaatame siis, mis me näeme grupp number 2 lõpetuseks. Vot väga huvitav, nii nagu ma teile ütlesin enne, tuleb midagi maasse istutada, mingi idee tuleb käiku tuua, ta on oluline ja teis on see maagienergia, mis tähendab seda, et teil on kõik võimalused või ressursid selleks olemas, et seda ka teha. Et see on ainult teie teha, see on teie kätes.
olgu selleks tuli, vesi, mis iganes, et mida te tahate luua, teil on selleks nagu võimalused olemas. Ma näen ka seda, et siin on nagu sellise rahanaise energia, see võite olla ise, võib-olla teil tuleb see koostööpartner on selline, kellel on enda ettevõte või selline jõukas naisterahvas. Keegi, kes võib-olla võib teil soovida mingit teenust või soovib teil midagi osta, kellel on ettevõte või ta teeb oma pakkumise või tal on ka seoses uue tööga. Ma näen sellise kõrgemal kohal jõukas naisterahvas, et selline energia tuleb ka esile. Ja siin ma näen, et teid nagu utsitakse tegutsema. Mõtted teod peavad koos käima, et ei saa, et ainult on mõtted, panevad ees ära ja teod ei jõua järgi, on ju. Et tuleb tegutseda, tuleb edasi liikuda, tuleb toimetada, et augustikuu ei ole selles mõttes nagu, et jääte ootama või lootma, et äkki ise kukub midagi nagu sülle, ei kuku. Et peate ise liigutama, ise peate ohjama ja ma näen, et teil on nagu hästi palju valikuid võib-olla ka, mis tuleb esile, et võimalused, teil avanevad mingid võimalused, uued uksed, aknad, et võib-olla erinevaid kas koostööpakkumisi või ongi uks uude töökohta, ettevõtlusesse, uus koostööpartner, keegi avab teile ukse. Ma tunnetan, et see võib olla siis seotud osadele teist tugevalt mingi naisterahvaga. Ja on uued võimalused, ma näen, et te olete ise avatud sellele ja te tahate ise ka nagu edasi liikuda, tahate nagu vaadata, mis on veel siis nagu maailmas nii-öelda pakkumisel, et kuhu võiks edasi minna, mis võiks edasi teha. Ja energia ja jõud on teil selleks olemas, et kasutage seda energiat, mis teile augustikuu annab. Just ma tunnetan, see lõvi energia paneb teid nagu toimetama, et eriti kui teil on endal ka mingi tugev lõvi energia sünnikaardis, siis te olete eriti sellise tugeva elujõuga ja selle energia pealt te muudkui toimetate ja liigute edasi. Vot nii. Ja selline sai olema minu poolt lugemine teile. Hea grupp number 2. Ma soovin teile kõike head ja me kohtume järgmises videos. Tšau! Ja kui sa valisid grupp number 3, siis selline saab olema minu poolt lugemine sulle, hea grupp number 3, augustikuuks 2024. Ma tõmbasin teile välja siis sellise üldkuu energia ja selleks on keskendudes sellele, tõmban seda ligi 3 punkti. Ma näen, et teil on mingi hästi suur fookus. Võib-olla on see, et te tahate midagi nagu kas võita või millelegi nagu, et see saaks nagu edukalt tehtud või ma näen, et on mingi teema või mingi asi, et teil on nagu siht seatud, osadel teist on juba pikka aega selle kallal töötatud ja te nagu rühite niimoodi lõpuni, et saaks nüüd lõpuks selle tehtud, saaks kätte selle, et teil on nagu ühele asjale on nagu see fookus suunatud. Tuleb mulle praegu hästi tugev kaljukitse energia läbi, et selline kaljukitse, selline rügamine, pühendumine, keskendumine, et nagu millegi muu jaoks ei olekski justkui energiat. Aga vaatamegi lähemalt, mis siin siis on kirjas. Nii, millelegi keskendudes tõmbad seda juurde. Öelda, ma tahan raha, aga see ei tule mu juurde, on sama nagu öelda, tule minu juurde, rahanappus, kuigi ma ei taha seda. Mõeldes rahast nõnda, et see tuleb su juurde, tunned enda alati hästi. Mõeldes rahast nõnda, et see hoiab sinust eemale, tunned enda alati halvasti. Niimoodi tead, kuidas vahet teha. Nii, vastus ongi siis lihtne, et see, millele tugevalt võib-olla siis keskendumine ongi olnud, on millelegi materiaalsele, tõenäoliselt rahale. Suurem osa teist, kes selle grupi valisid, teil on tugev keskendumine või olete hästi tugevalt see aasta mõelnud just rahast. Ja nagu tahate ka seda rahalist seisu parandada, et teil oleks nagu parem ja mugavam elu, et midagi nagu rahaga seoses on siin. Ja võib-olla samamoodi nagu grupp number 2, et käib pendeldamine, et kord suudate nagu hästi mõelda või vahepeal nagu te mõtlete, et tahan küll, aga ei taha ka või ei tule või kuidagi, et 2 nagu sellist vastandlikust soovi nii-öelda.
miks ma ütlen soov, et see jääb nagu ühte lausesse, mida te kogu aeg annate endast välja ja ta ei saa nagu täituda või edasi liikuda, sellepärast et ikka nagu kolinal kukutakse ka sinna sellesse negatiivsesse varianti, nagu me kõik. Mitte keegi ei ole selle koha pealt nagu nii-öelda puhas ja meil kõigil käivad niimoodi mõtted kord positiivselt, kord negatiivselt. Aga jah, ma tunnetan, et kas raha või mingi selline materiaalne energia tuleb sellest kaardist esile, et see võib olla ka ma ei tunneta otseselt nagu eksam, nagu koolieksam, nagu ülikool, võib-olla see mingi väike grupp inimesi mul lõi pähe autosõidueksam, ma ei tea miks, aga et midagi nagu, mille kallal on palju nagu töötatud ja siis ma näen, et see augustis tuleb nagu sellele lõpp-punkt ja vaatamegi siis, mida siis täpsemalt need mis see kaartile tahab siis öelda. Nii. Et millele te keskendute, siis ma näen ikkagi seda, et siin on võidukuse kaart, võidukas energia. Pigem kipub see olema augusti teisel poolel, aga ma näen, et millegagi on hästi hakkama saadud. Midagi, mis on hästi nagu üles ehitatud, millele olete keskendunud, et siin toimub nagu mingi suur muutus, mis toob nagu hea tulemuse. Ja siit kaardist ma näen seda, et te tegelikult ise teate, millega see asi lõpeb. Te ise nagu, teil on väga hea sisetunne, tajumine, võib-olla te panete ise ka kaarte või näete unenägusi või asju. Te tegelikult teate, milline see lõpptulemus saab olla, aga võib-olla siis mõistus ronib vahele ja ei taha uskuda või nagu, et on mismoodi päriselt või tegelikult ma näen, et siin on nagu võit, hea tulemus, selline hea energeetika, et siin ma näen, et te ikkagi jätkuvalt ehitate kas seda teemat edasi või midagi muud, et käib mingi ülesehitus, käib kellegagi koostöö, et igalt ühelt on midagi nagu enda poolt anda, et see asi nagu sünniks, et võib-olla ise juhite midagi suuremat, et kellel on siis seotud siukse suurema projektiga või majaehitusega näiteks tuli siit siuke energeetika, et mingit sorti ehitus, et ma näen, et on inimesed või on keegi, kes on teiega veel seotud või kes on kuidagi teile abiks ja nad on teiega koos nagu tähistamas ka seda võitu. Ja siit ma näen ka, et sellega seoses või tuleb täiesti totaalselt mingi uus idee või mõte, et tuleb järgmine seemnete istutamine, et teil on kõik ressursid selleks olemas, et alati kui maagikaart tuleb välja, siis on hea, kui teil on mingi idee või mõte tuleb, kas on pikemalt olnud või tuleb sellel ajal esile, et võiks teha nii või naa, siis see kaart soosib selle seemne istutamist, selle kasvamist ja jääda siis seda seemnekest siis ootama, millel tuleb siis sellest suur taim välja või puu või mis iganes. Et siin ma näen, et on väga hea selline, tegelikult teis on endas olemas kindlus, tugevus, te suudate tõmmata ligi ka väga häid kogemusi, raha, kui te väga tahate. Et siin ma näen ka, et augustis teis on see energia olemas, see töökuse energia, see sihikindlus, see kohusetunne, et teha kõik lõpuni selles mõttes, mis peab tegema ja see toob teile nagu ikkagi edu. Ja vaatame siis veel nendest kaartidest, jah, see on ka kahe hobuse haldamine, see on kaariku kaart, siin on ka nagu hobuse selline kinnitus, et väga suur edasiliikumine toimub ja ma näen hästi palju on ka sellepärast, et te ise nagu olete otsustanud, et te tahate edasi liikuda, te tahate jõuda sinna välja, kuhu on vaja. Ja no see on see mõõkade kuninganna, siis õhukuninganna energia, et tema, kui ta võtab midagi ette, siis ta keskendubki sellele ja pühendubki sellele ja samamoodi on rohkem siis teist tunda ka seda siis, et karjäärile pühendumist rohkem, et muud valdkonnad jäävad nagu rohkem selja taha, et olete kuidagi laetud või tajute ise sedasi, et augustis te nagu suunate oma energiat siis tööle, karjäärile või kellel ettevõtlus on või on mingi suur projekt, kuhu te tahate välja jõuda, mis on vaja ära teha. Siit ma näen ka, et on mingid valikud, võimalused, võib-olla natukese unistamist tuleb vahele. Ja selles kaardist, siin võib olla osadel ka lastega seotud,
aga ma pigem näen, et augustis te olete nagu suhteliselt optimistlik, positiivselt nagu mõtestatud ja laetud ja see aitab teid viia nagu sinna nagu lõpuni välja, et mis iganes see selleks teil ei ole, et hästi tugev sihikindlus, võib-olla teie omapära on ka selline, et te kannate sellist sihikindlust ja korrektselt nagu jälgite, täidate selles mõttes nagu ülesanded, mis on vaja ära teha, kas iseenda jaoks, kas pere osas, kas töö osas, et hästi selline tugev jõuline nagu energia selles osas ja see toob teile nagu soovitud tulemuseni ka. Nii, mul siit rohkem nagu ei tule sõnumeid esile. Ja vaatame siis, mis siis lõpetuseks tahaks teile öelda. Nii, vot see samune kaart, mis ma siit tunnetasin, et teil on hästi tugev tunnetus, te olete hästi tundlik, võib-olla siis tajute ka kuulake ennast siis rohkem augustikuus, et sisetunne tegelikult võib-olla siis räägib kõvemini kui muidu ja annab teile mõista rohkem, et tehke võib-olla nii, proovige sedasi. Võib-olla saate nagu võib-olla ka vastuseid või laete nagu universumist mingit infot endale alla, et nüüd ma pean nii tegema, et teil õige info nagu justkui jõuaks teieni, et mis teil on vaja, mis teil on edasi vaja liikuda. Siis ma näen ka siit seda, et väga armas ja lahe kinnitus teile, et kellel on omad pered, ka lapsed, olgu selleks kas suuremad, väiksemad. Ma näen, et perega on ka väga hea aeg või pere on teil hästi suureks toeks, et siin võib-olla osadel teist ongi see, mille kallal te töötate, siis on nagu pereliikmed on ka teile kõigile abiks ja toeks ja tahavad aidata, et midagi jõuaks nagu edukalt lõpuni. Et osadel on jah pere, osadel on siis töömane, nagu töökolleegid ja või ka sõbrad, et mingi grupp inimesi samamoodi, aga rohkem ma tunnetan pereenergiat, et kes on nagu toeks. Ja võib-olla te olete ise selline tervendaja energiaga, et te nagu oskate nagu suunata, tuli reikile korraks pähe, et võib-olla osad teist on mõelnud reikiga tahaks tegeleda, et täitsa võib sobida teile see reiki. Ja siuke tuli või te kuidagi mingit muutust ma tunnetan nagu ka spirituaalsel tasandil selles osas, et mingi valgustamine või nagu jõuab kohale midagi, et ahaa, sedasi meil tulebki teha, et sedasi on vaja ja selline enesekindlus ja hea olemine ja kuidagi rahulolu iseendaga, et te jõuate nagu iseendas kuidagi kõrgemale tasandile ja see aitab ka teil nagu edasi, et olete nagu ise, ma ei oskagi nagu kuidagi rohkem nagu teisiti öelda, ma näen nagu suhteliselt hea on, tuleb selline hea energia välja ja järgmine kinnitus, nagu ma rääkisin siit mingist võit, midagi, mille kallal olete tööd teinud või olete ka vastust oodanud, siis siin tuleb nagu hea positiivne vastus. Võit on, saate võidukarikat kanda, võib-olla osad teist on ka, osalevad kuskil mingi spordiga seoses ja võidate midagi või saate läbite, kes läbib võib-olla mingid eksamid ja läheb edukalt, et mida iganes, mis iganes see ei ole, kes selle grupi valisid, ma näen, et teil on nagu head uudised või võit on tulemas millegi osas, mida te olete oodanud võib-olla pikemat aega, et nüüd lõpuks ometi siis on nii-öelda siis teie kord, et see jõuab teieni, et olete tublit tööd teinud ja olete ära teeninud selle, vot. Aga selline sai olema minu poolt lugemine teile ja grupp number 3 ja ma soovin teile kõike head ja me kohtume järgmises videos. Tšau!